kusjuures mingi märkmiku hakkasin seda tegema. Tädi Anna Vastemõisast. Isa õhtul lõi lamenti pärast 3. adventi. Tädi Anna Vastemõisast meie juurde külla sõidab. Saabub hommikul ja ära läheb paari päeva pärast. Tuleb, istub diivanile, võtab välja vanast kile, kotist lõngakera, vardab sealt, kus pooleli, sealt algab. Kuduma ja heegeldama. Ütleb, tal on praegu vaba aega. Täna koob ta meile soojad sokid. Üleeile sai ta teised juba valmis, neid ta korra juba kandis. Varba ots on rõõmsalt ruske, sääre serval mulgi muster. See on tore, ütleb isa. Moka otsast juurde lisab, et ei tea, kas homme saaks ta ise minna rongijaama. Firmas on mul suured jamad, lahkuma pean hästi vara. Anna kehitab vaid õlgu, aga vastuse jääb võlgu. Askeldab veel kaua, hommikuks on sokid laual. Kõrval kiri, kauneid pühi, vooditädi Annast tühi. Nüüd, kus õhk on jälle puhas, ohkab isa püha jumal. Öelge, kes see on, see Anna. Miks ta sokke kokku kannab? Käsi laiutab vaid ema imestades kena, sinu venna ristiisa vigurväldast naljanina, Atsi viimane sõbranna. Sul on peas kõik pilla-palla. Varem meie juures on ta käinud oma 4 korda. Sa ju oled teda näinud, kas sul on siis meelest läinud? Tollel aastal, kui Ats suri, Anna juba üksi tuli. Varem käis ta Atsiga, mäletad, see Patsiga. No nii. Alustades isegi kui sa tahad, mul on nagu 3 aastaga üliäge. Täiesti nagu üliäge. Mul on see laht. Jaa, aga no selles mõttes on õigus, et neid teist ei ole. Tänud.